Hei, Siim siin. Räägime kümnendmurdude liitmisest siis kirjalikust liitmisest, mitte enam läbi arvtelje. Meie ülesanne on leia summa 503,3 pluss 4,231 pluss 0,992. Nii. Aga selleks, et seda nüüd teha, ma põhimõtteliselt saaks peast ka ära teha, et kui siia lihtsalt vastuse kirjutada, aga teeme kirjalikult selle läbi. Ehk siis ma kirjutan ära kõigepealt kirjutan ära, mis on selle esimese numbri, siin on siis 0, 3,3 ja nüüd ma järgmised numbrid kõik reastan selle koma koha järgi, ehk siis nende komade järgi, mis meil siin on koma. Ehk siis ma panen alati komad õigesse kohtadesse. Järgmine on 4,4,231 ja ma jälgin seda, et ma kirjutaks pärast koma ja enne koma olevad arvud nagu üksteise all, et ma ei kirjutaks seda kolme nüüd selle kolme alla. Ja kirjutan viimase 0,992. Nii. Ja mida see annab meile, kui me koma järgi kõik need reastame, on see, et me liidame sama järgu arve kokku, mitte ei hakka sajalisi ja kümnelisi kokku liitma või ühelisi ja kümnelisi, vaid liidame sama järgu arve kokku nii enne koma ja pärast koma. Kirjutame siia plussi ja tõmbame joone. Nii, ja süsteem on nüüd niimoodi, et siin võib nagu segane olla, et mis on, et siin on nagu puudu arve, et ma ei saa siin eks ju liita. Aga põhimõtteliselt on sama nagu siinpool, et me siinpool põhimõtteliselt võime kirjutada ka nii palju nulle, kui me tahame. Aga see ei tee seda arvu suuremaks, et me võime nullile, või neljale ette kirjutada siia, ma ei tea, 10 nulli, aga see ei tee 4 mitte 4, et see jääb ikka 4, et meil pole mõtet neid nulle lihtsalt sinna kirjutada. Ja sama tegelikult kehtib siin tagapool, et me võime siia tahapoole kirjutada nulle. Ja me võime isegi nendele, kus meil juba olemas, me võime siia ka juurde kirjutada. Aga sisulist mõtet neil ei ole, et nad ei tee seda arvu suuremaks ega väiksemaks. Nad jätavad selle sama arvuks. Me isegi ei ütle seda välja, kui me seda tegelikult arvu ütleme. Meil pole mõtet öelda 503,3000000, et sellel ei ole mõtet. Ühesõnaga, me tavastamiselt jätame nad ütlemata. Aga ma lihtsalt siin selguse mõtteks siis jätan selle 3,3-le jätan 2 nulli taha. Et me saame aru, mida me teeme. Ja siis nüüd me hakkame seda sama süsteemi tegema, et hakkame kõigepealt selle koha arve kokku liitma. Nii, ehk siis meil on siin 0 pluss 1 pluss 2, 3, lihtne. Võtame järgmise. Nüüd loeme selle järgu arvud kokku, liidame. 0 pluss 3 pluss 9, see on 12. Ühe peame edasi viima, sest 2 kirjutame see alla, aga kui nüüd on 12, siis me 1 läheb siia järgmisse järku juba, et on juba järgmise järgu mees. Nii, ja me loeme kokku, arvutame, liidame kokku on 1 pluss 3 pluss 2 pluss 9. Nii, siin nüüd palju ütleme, 9 pluss 1 on 10, 3 pluss 2 on 5, ehk siis on 15 kokku. Ma 5 kirjutan jälle alla ja 1 saadan edasi reisima. Nii, võtame järgmise. 1 pluss 3 pluss 4 pluss 0. See on siis 8. Nii, võtame, järgmine tundub eriti lihtne, on nüüd nullid reas. Ma kirjutan siia ka siis nulli ja nüüd on meil 5 pluss 0 on 5. Ehk siis meil ongi olemas nüüd see arv. Aga nüüd ei tohi ära unustada seda viimast asja, mis me siin komad siin igal pool. Ja nüüd see koma, põhimõtteliselt võib öelda, et liidame komad ka kokku, aga koma pluss koma on 1 koma. Sellise arvu tekstilise matemaatika järgi. Ja koma siia ja nüüd me saame lõppvastus on 508,523. Ole tubli!